paradoksaalsel ajal, kus keskpangad ja valitsused üritavad meie majandusi rohkem kontrollida ja samal ajal selleks, et me teaksime ette, mis juhtuma hakkab ja samal ajal see ebamäärasus aina rohkem kasvab, kui me mõtleme eksperimendile rahatrükiga ja intressidega ja nii edasi. Et selles mõttes ongi õige küsida, et kas majandusteooriat tuleks ümber kirjutada? Et Robert Kitt, palun. No nii, tervist. Väga tore sissejuhatav video oli, väike nostalgia. Kui Aare Tark mulle eelmise aasta lõpus helistas ja pakkus välja loengu siin konverentsil teemal, kas majandusteooriat tuleks ümber kirjutada, siis ma olin muidugi nõus ja mul oli ideid hästi palju, millest alustada, et kindlasti võiks rääkida, kuidas tehnoloogiatega võiks lahendada mõnda globaalset probleemi, nagu Salv teeb, või siis kuidas negatiivsete intressidega, mis Euroopas on, võiks viisil või teisel majanduselu kasvatada, mida kinnisvaraettevõtte kapital võiks teha. Aga siis selleks, et kui hakata neid asju nüüd kokku traageldama ja mõtlema, jõudsin hea akadeemilise tavakohaselt arusaamisel, et selleks, et midagi kritiseerida, võiks kõigepealt teada, millest rääkida. Ja ühe akadeemilise projekti raames Tallinna Tehnikaülikoolis on mul selle aasta alguses olnud võimalus kaevuda majandusteooria sügavatesse soppidesse. Seal mingeid räpaseid saladusi ei ole, suhteliselt igav, aga siiski majandusteooria keerdkäikudesse ja alustada siis küsimust, et kas on üldse olemas universaalseid majandusseadusi. Et mis on need majandusseadused, millest me räägime, kui me räägime, et kas need tuleks ümber kirjutada? Tundub, et sotsiaalteadused üldse on loodusteadustega võrreldes vaeslapse osas, sest loodusteadustes eksisteerivad teatud superuniversaalsed seadused, mis kehtivad sõltuvalt ajast ja ruumist. Andrus Ansip nimetas valguse kiirust, me ei ole suutnud muuta. No üldiselt ei ole ka Newtoni seadusi suudetud muuta, ei ole suurt midagi looduses suudetud muuta, need ikka kehtivad. Ja samuti nagu torudes voolab vesi allapoole, siis kukuvad õunad endiselt ülevalt alla. Nüüd, mis siis majandusteoorias on midagi sellist, mis võiks ka nagu alati kehtida? No minu üks vana ülemus ütles, et rohkem raha on parem kui vähem raha. Ka see seaduspära igal ajahetkel ei kehti, 49, 41, see ei ole ka superuniversaalne, et mis siis üldse on. Ja selgub, et üks niisugustest majandusteooria põhilistest teesidest, et inimesed reageerivad stiimulitele, inglise keeles incentives, stiimulid, võiks olla üks põhimõte, mis on universaalne mitte ainult majandusteadusele, vaid üleüldse kogu sotsiaalteaduste valdkonnale. Nüüd sellega on üks probleem. Jube raske on ennustada, mis on nende stiimulite tagajärjed. Ja kui need stiimulid kehtestada, näiteks trükkida raha suures koguses, et mis siis tegelikult majanduses juhtuda võib. Kas hakkab kasvama või vastupidi, tekib mull kuskil mujal. Ja muuseas on selgunud ka empiirilise vaatluse läbi, et inimesed võivad olla nende stiimulite kasutamisel väga loomingulised. Et kui räägitakse, et inimesed on rumalad, siis ma vaidlen sellele kahe jalaga vastu. Inimesed on väga targad, et kui on loodud mingi stiimul, siis nende ära kasutamine inimesed võivad olla väga loomingulised. Aga majandusteooriast veel, üldiselt ta baseerub siis nagu kahele teesile. Üks on see, et inimesed on oma otsustes ratsionaalsed ja teine tees on see, et kogu informatsioon on agentidele alati kättesaadav. Sellele seisukohale aplodeeris Nobeli majanduspreemiate komisjon, 7 preemiat esimesest 10 läksidki kuskile sinna Chicago kanti selliste seisukohtade viljelejatele. Aga see nii-öelda info kättesaadavus ja ratsionaalsus hüpotees sellest on murenenud. Daniel Kahneman, on saanud Nobeli just täpselt vastupidises teesis, ehk siis inimesed ei ole teps mitte ratsionaalsed. Ja muuhulgas on selgunud, et ka info ei ole sugugi mitte võrdselt kättesaadav. Ja nüüd ütleme, oma analüüsis mul on imponeerinud 2 meest, kes mõlemad juhtumisi
said 2018 Rootsi keskpanga auhinna, mis on pühendatud Alfred Nobelile. Üks on Bill Nordhaus, keda loetakse maailma tuntumaks kliima siis ökonomistiks, ja teine on Paul Römer, kelle kohta võiks lihtsalt öelda, et tegemist ongi ökonomistiga selle sõna kõige õigemas tähenduses. Aga mis siis on need universaalsed majandusseadused? Üheks selliseks võib kindlasti öelda inimeste soov parandada oma elujärge või vähemalt hoida seda siis sellel tasemel, mis ta varem oli. Ja see on küllalt universaalne soov, see on inimesi aastasadu, kui mitte tuhandeid, hommikuti üles ajanud, et võib-olla siis esimesed 1500 aastat, et hing sees hoida ja viimased võib-olla 500 aastat, et elujärge parandada. Ja sedamoodi need asjad toimivad. Kuidas siis maailmal läinud on? Mulle väga meeldis osundus, et tegelikult me elame meeletus pessimismi foorumis, kuid maailmas on päris asjad läinud paremaks. Ja kui me päris asjade all ei mõtle enam aktsiakursse, me ei mõtle enam seda, kas interneti wifi levi on 4 pulka või on 2, vaid mõtleme seda, kui palju lapsi on surnud, mis on inimeste eluiga ja nii edasi, siis me elame just tohutus mullis, me ei saa maailmast aru ja sellel teemal, ma ei hakka loengut pidama, sellel teemal igaüks võib ka võtta eesti keeles ilmunud Hans Roslingu ideedele rajaneva raamatu Faktitõesus, inglise keeles Factfulness, kus ta võrdleb, ta on teinud küsitlusi, et kuidas maailmas päriselt läheb ja ütleme selgub, et suured otsustajad, kes nagu teevad otsuseid, mis tõesti maailma kontekstis on olulised, olgu siis Davosi majandusjuhid, need oma vastustes on hulka ebatäpsemad, kui oleks juhusliku arvude generaator või siis ta kasutab ise seda metafoori, et ahvikesed, kes loobivad nooli, et saavad täpsemaid vastuseid. Aga tõesti, päris asjad on maailmas läinud palju paremaks viimase 200 aastaga ja sellel puhul on tegelikult põhjust ikkagi rõõmu tunda. Majandusteadus, sealhulgas ka majanduskasv, ükskõik kas me ütleme, et SKT mõõtmisel baseeruv majanduskasv või siis õnneindeksil või minu poolest kas või Q-faasi indeksil, vahet ei ole, faktid, mis puudutavad inimeste elujärge, on mõned nendest, mul muidugi meeldib siin kitarride arv, aga hea küll. Mõned nendest on ikkagi selgelt läinud paremaks. Mis probleemi me siis lahendame? Me lahendame seda probleemi, et kogu majandusteadus ignoreerib Pareto seadust. Eelpool nimetatud kliimaökonomist Bill Nordhaus oma siis sisuliselt Nobeli preemia saanud teoses nendib kuivalt, et ökonomistide prognoosid majanduskasvule tänu kliima soojenemisele globaalne majanduskasv kukub siis aastal 2050 kuni 2100 2,1-lt 1,5-le. Ja siis arvutab seal mingid normaaljaotused või midagi sellist. Mina olen õppinud komplekssüsteeme. Ma olen teinud mõningaid kirjutisi komplekssüsteemidest ja ma ei oska seda muud moodi sõnastada kui seda, et majandusteadus ignoreerib Pareto seadust. See matemaatiline poosetamine seal tegelikult on 80-20 reegel. 20% tulemusest, või vabandust, 80% tulemusest annab 20% inimesi. Et oma teesi illustreerida, on vasakpoolsed pulgad, nagu te näete, enamus on väga madalaid ja üks on hästi kõrge, on Eesti inimeste laekumised Maksuameti statistika järgi aastal 2018. Selgub, et 79% inimestest kuine laekumine on 1304 eurot, 2018 keskmine palk oli 1314 eurot, ehk siis siit võib meelevaldselt üldistada, et keskmise 79% inimestest laekus raha alla keskmise palga. 80-20 reegel, puhtalt. Ja siis me näeme, et 1%, need on protsentiilid, 1% teenis päris palju. Viisin ka selle andmestiku log-graafikule ja leidsin, et Eestis 2018 kehtis Pareto seadus täpselt sama hästi kui Paretol endal 125 aastat tagasi. Meie astme näitaja, ehk siis see rikkuse kontsentratsioon, on umbes 2,2, mis enam-vähem vastab tänapäeva erinevate riikide, aga arenenud lääneriikide sealhulgas statistikale. Enamus inimesi teenib alla keskmise
enamus inimesi, enamus otsuseid ei ole olulised, mõni on väga oluline. Parempoolsele graafikule interneti avarustest leidsin sellise pildi. Seal keskvel on pandud üks Hiina linn, millegipärast musta lennukimärgiga. Ja seal on välja joonistatud, kus sealt linnast lennata saab. On näha, et enamus linnu või enamus kohti ei ole olulised, aga on mõned haabid või keskkohad, mis on väga olulised. Majandussüsteemid, kuna nad kätkevad endas kasvu ja nad kätkevad endas mingeid eelistusi, on komplekssed adaptiivsed süsteemid, mille tõenäosustihedus on astmeseadusega. Maakeeli tähendab see seda, et me võime küll arvutada keskmise, kuid see keskmise erinevus keskmisest on lõpmatu, mis tähendab seda, et keskmine ei näita majanduses mitte midagi. Mu tütar aitas mulle teha väikse joonistuse, ma olen talle väga tänulik. Teeme ühe mõtteeksperimendi. Te olete enamus lapsevanemad, ma kujutan ette. Te olete lastevanemate koosolekul. Ongi võib-olla silmad isegi kinni on, lihtsalt. Lastevanemate koosolekul. Mõtteharjutuse raames palutakse teil kirjutada paberile oma pikkus, kaal ja ... varanduse väärtus. Nüüd, kui me arvutame pikkuse ja kaalu klassi keskmise, seal ütleme 30 lapsevanemat, arvutame pikkuse ja kaalu kokku, me saame mingisuguse normaaljaotuse. Et meil on mõni lühike inimene, mõni pikk inimene, enamus on siin keskel. Või siis on mõni, kuidas öelda, tüsedam, mõni kõhnem ja enamus on keskel. Kui sinna klassiruumi peaks sisenema maailma kõige pikem inimene, siis 30 lapsevanemast moodustatud keskmine väga palju ei muutu. Kui sinna klassiruumi peaks sisenema pooletonnine maailma kõige raskem inimene, siis 30 lapsevanemast moodustatud keskmine kaal ei muutu. Kui sinna klassiruumi peaks sisenema Bill Gates, siis, Eesti klass, klassi lapsevanemate keskmine vanus või keskmine rahanduslik olukord muutub. Ja ta muutub niimoodi, nagu olid Eesti palgad. Enamus lapsevanemaid on puruvaesed. Bill Gates on 2 kilomeetri pikkune sisuliselt, kui kanda üle. Ja võib-olla mõni on ka normaalne, pigem ei ole. Miks see nii oluline on? Majanduslik progress, mida Rosling oma raamatus näitab, baseerub majanduslikele stiimulitele ja ratsionaalsusele. Ja see on meil igapäevaselt täiesti käega katsutav fenomen. Kui kuskilt on võimalik osta odavamalt, siis me seda ka teeme. Kui kuskilt saab parema kvaliteediga sama hinnaga, siis me seda ka teeme. Globaalne tarbimisühiskond, kus me elame, on hiiglaslik võrgustik, milles toimivad tarneahelad, mis on omakorda surunud alla toodete oma hinnad. Me saame osta oluliselt odavamalt kaupu, mis on toodetud kuskil kaugemal, sest toimib tarneahelad, toimib rahvusvaheline kaubandus ja tänu sellele meil lihtsalt on võimalik osta odavamalt. Tänu sellele on võimalik ära toita inimesed, mis meil on täna 7, midagi miljardit maakeral, kunagi oli vähem, no rohkem. Teaduslik ja tehnoloogiline progress on viinud ka alla tootmise oma hinnad. Andrus Ansipil oligi näide revolutsioonidest. Aga revolutsioonid on sellised, mulle hästi ei meeldi, et siis on natuke hirmus hakkab kohe. Aga ma küsiks teise küsimuse. Kui mina olin 80. lõpus Hiiumaal, värvisin kolhoosis Sõprus neid laudauksi, siis ma mäletan, et jutt käis sellest, et kuskil Pärnumaal on mingi lehm, kes lüpsab 8800 kilo aastas. Hiiumaal meil oli seal 4500. See oli 88, 30 aastat tagasi. Kuidas on võimalik, et täna on keskmine lehma väljalüps 9600 Eesti keskmine? Mitut sentnerit hektarilt annavad Eesti põllud võrreldes 30 aasta taguse ajaga? Teaduslik tehnoloogiline progress, on see siis paremad lämmastikväetised, on see siis paremad toitained, on muutnud tundmatuseni ka loodust.
loodust annab meile rohkem. Rahanduses on metafooriks saanud selline, ta on raamat ja film nagu Too Big to Fail. Ehk siis rääkis küll Lehman Brothersi pankrotist, aga metafoor on selles mõttes, et kui mingi asi on liiga suur, et ta on eksistentsiaalselt oluline, siis järelikult tema hävimine on sellele ökosüsteemile või sellele keskkonnale ka eksistentsiaalselt ohtlik. Ja Too Big to Fail rahanduses oligi see, et oli arvamus, et kui Lehman Brothers kukub, siis kukub kogu globaalne kapitalistlik süsteem. Nassim Taleb, keda ma olen siin aastate jooksul korduvalt tsiteerinud ja kelle mõtteid pühaks pidanud, on aastaid pidanud võitlust geneetiliselt muundatud organismide vastu, sest tema väitel me ei tea, millise saatana me oleme üles äratanud. Tema väitel GMO-de kasutamine võib muuta planeedi ökosüsteemi väga kiiresti tundmatuseni ja muuta see inimestele elamiskõlbmatuks. Me loodame siiralt, et Talebil ei ole õigus. Aga me võtame too big to fail riske, mis võivad seada ohtu ökosüsteemi. Nüüd globaalne logistika ja tarneahel on viinud sinna. Mis siin pildil on? Siin pildil on muuseas väga huvitav, kes tahab natuke mängida ja vaadata, mismoodi maailm välja näeb, siis MIT Media Lab on teinud sellise tööriista, kus on erinevate riikide ekspordi-impordi andmed. 3 hiire vajutusega leiab Eesti ekspordi ja impordi, see on nüüd impordi numbrid aastal 2017, seal on erinevad aastad võimalik valida, väga hea visuaalne illustratsioon, midagi pidanud ise joonistama. See on Eesti majandus, mida me impordime. Me impordime $17,1 miljardit aastal 2017, impordi käive tollel aastal siis umbes 65% Eesti SKT-st, need ei tohi lineaarselt võrrelda, üks on lisandväärtus, teine on käive. Kuid mingi pildi ta annab, mida me sisse toome, ja ta annab mingi pildi sellest, et me tegelikult ei tea, või me võib-olla teame, aga ignoreerime asjaolu, et logistika ja tarneahelad, me tegelikult ei tea, kus on valmistatud toit, mida me sööme, kus on tehtud riided, mida me kanname ja kelle poolt ja mis tingimustel, või isegi, ütleme, proteesid, mida meie sisse pandakse. Globaalne tarneahel, seesama pilt, on metafoorselt võrreldav kilomeetri pikkuse Bill Gatesiga, kes tuli lastevanemate koosolekule. Kui midagi seal juhtub või muutub, ja praegu meil on ka üks näide siin saadaval, mis võib juhtuda, siis me tegelikult ei tea, mis võib edasi saada. Kuvatõmmis ehk eestikeelne sõna käibeväljendist screenshot Selveri koduleheküljelt üleeile. Siin leidsin minust suurepärane näide. On 2 toodet, isegi pilt on identne, kui mina sellest õigesti aru saan. Küüslauk Eesti, 8 eurot kilo, ja küüslauk KG, 4 eurot kilo. Minnes sinna sisse, nüüd on tehniliselt väike viperus, aga see roosa laik peaks näitama seda, et tegemist on Hispaania sibulatega. Ma otsisin kangesti Intsu talu tomateid, sest see minu meelest on kõige parem metafoor üldse, mida me Eesti majanduse kohta võime leida, et olukorras, kus meil on kodumaine tomatikasvataja, kes teeb tomateid, mis lõhnavad ja maitsevad nagu päris tomatid, siis maksavad nad 3 korda rohkem ja inimesed ostavad poest plastmassist Hispaania, Hollandi tomateid, siis nad on 3 korda odavamad. Inimesed käituvad ratsionaalselt, see on väga õige, need tomatid tuuakse kuidagi sisse. Majanduslikud stiimulid, majandusteooria A ja O. Majanduslikud stiimulid sunnivad meid käituma või viivad meid käituma viisil, mis on meile optimaalne. Me ostame odavamat kaupa, sest nii me saame rohkem väärtust. Ja me teeme seda isegi siis, kui me adume, et mingis suuremas pildis on see käitumine vale. Väga hea väljend on, et global optimum is a local pain. Globaalne optimum võib olla lokaalne valu. Näide
mingid tarneahelad, kala püütakse hommikul kuskil Uus-Meremaal, lennutatakse fileerimistehasesse, vist kalad küll fileeritakse enam-vähem laevade peal, aga ühesõnaga lennutatakse ümbertöötlemisse ja õhtuks on nad meie laual. Kuidagi tundub intuitiivselt, et selline 10 000 kilomeetrise reisi läbi teinud kala nagu ei ole vist kõige mõistlikum asi, mida süüa, aga maitseb hästi. Ja kui saab, siis miks mitte? Ja siit tekibki küsimus, et miks me ostame siis Hispaania tomateid, Hollandi tulpe või roose, kui need kasvavad meil kodus ka. Aga sellepärast, et need on odavamad, sageli paremad, ilusamad ja nii edasi. Majanduslikud stiimulid sunnivad meid igapäevaselt optimeerima. Nüüd on küsimus, et kas global optimum ehk siis globaalne kliima sellest võidab või mitte. Ja siin me näeme selget vastuolu või paradoksi, et local optimum ehk sisuliselt lastevanemate koosolekul, mis me seal alumises servas teeme, see kõik toimib ühtemoodi, kui global optimum liigub teises suunas, siis kokkuvõttes süsteem käitub teistmoodi. No hea näide, jällegi, siin oli ka seriaal Pank, mulle meenub, kuidas optimumi saavutamiseks 97. aasta börsikriisil teatud börsil noteeritud pangad tühistasid oma provisionid, et siis näidata, et neil on suuremad kasumid. Börsikriis sellest kuidagi viisi paremaks ei läinud, läks ainult halvemaks. Jääb vaid üle ajalool kohut mõista, kas intresside hoidmine negatiivne on lahendanud mingit süsteemset majanduskriisi või on tekitanud uue ja hullema. Ma kuulun kindlalt nende hulka, kes arvavad, et vähemasti oma piiratud ajaloolise kogemuse põhjal ja me ei ole eksperimendi lõppu näinud, et selline lähenemine majanduse globaalset optimumi kindlasti ei lahenda. Aga mis siis juhtub, kui need kilomeetripikkused Bill Gatesid lähevad lastevanemate koosolekult ära? Mis siis juhtub, kui need globaalsed tarneahelad viisil või teisel katkevad? Mis siis juhtub, kui rohepesu raames kolmandatesse riikidesse viidud tootmine tuleks tagasi kodukamarale? Ega keegi ei käse osta Nike jalatseid, mis on tehtud kuskil Hiina regioonides, kus me leiame, et töötajate tingimused ei ole sobivad. Keegi ei käse osta. Lihtsalt need, kes sellest räägivad, et see on halb, võiksid osta siis 10 korda kallimat nähtavasti kaupa, mis on tehtud nende oma kodukamaral. Ega see, et meie metsaalused on puhtad, ei tähenda, et prügi oleks maailmast kadunud. Ega see, kui läänemeedia kirjutab, et Birma on üks väga halb riik, ei tähenda, et sealsed inimesed ei taha elada paremini. See ei tähenda, et nemad ei taha oma lastele osta iPhone ja kahjuks see meedia kajastus ei tähenda ka seda, et prügi oleks maailmast kadunud. See pilt on tehtud minu enda mobiiltelefoniga Yangooni ees linnast. Ilusad palmid, inimesed mängivad võrkpalli või lapsed ja see on metsaalune. Ja ärge tulge mulle rääkima, et kuskil maailmas on mingid inimesed, kes tahavad elada prügi sees. Nad tahavad elada samamoodi paremini. Lihtsalt nende võime osta kallimaid kaupu on nii palju piiratud, nad peavad tegema seda tööd, mida meie võib-olla tegime siin 90. alguses ja mida me enam teha ei taha. Globaalsed tarneahelad on surunudki tootmise, saastamise ja nii edasi kohtadesse, mis on piisavalt kaugel, et me võime öelda, et meid see ei huvita. Kuid mis siis juhtub, kui need tarneahelad mingil põhjusel võiksid katkeda? Või mis siis juhtub, kui tulevad kokku maailma liidrid G7 summitil ja otsustavad vastupidiselt Wilhelm Nordhausi, Nobeli preemia laureaat kliimateadustes, lõpp, soovitustele, vastupidiselt tema soovitustele kehtestada korralik CO2 maks? No, võime ei mõelda, mis siis juhtub, kui me hakkame tarvitama ainult Intsutalu tomateid ja Eesti küüslauku. Viimaste kuude või aasta jooksul on Eesti ühiskonnas olnud väga populaarne teema või see on debati objekt olnud, kuigi ma mingit debatti ei ole näinud, ma olen vastastikku karjumist näinud ainult. Pensionireform.
Pensionireform või pensionifondid nad on puhvrid, mis peaks inimesi aitama siis, kui nad lähevad vanaduspensionile, et nad saavad paremini elada. Nad on sisuliselt vastupanupuhvrid ja siis lahendama konkreetselt seda meedet, kui me enam tööle ei käi, siis meil on mingi vara, mida me saame siis tarbida, et hoida oma elu järge. Nüüd minu hinnangul, ja see pilt selja taga, minu hinnangul pensionifondid on statistiline viga, mis puudutab kliimafondi, mida me peaks koguma, kui me valmistume stsenaariumiks, et mingil põhjusel need globaalsed tarneahelad enam ei toimi. Mis siis juhtub üldse, kui globaalsed tarneahelad enam ei toimi? See pilt on samuti Hans Roslingu oma, see on ta lemmikpilt. See näitab seda, et maailm ei jagune enam ammu rikasteks ja vaeseteks riikideks. Siin on telgedel, X-teljel on rikkus ehk SKT ja Y-teljel on keskmine eluiga, mis võiks olla parem tervisenäitaja kui keskmine eluiga. Paneme tähele, et riigid jagunevad üldiselt pikki sirgjoont. Mida siit jooniselt välja ei loe, on Roslingu täiendav kirjeldus oma raamatus, kus ta ütleb, et tema, kes ta sündis 1948, sündis keskkonda selle mullikese järgi, kus Egiptus on täna. Tema ema, sündinud 1921, sündis tänapäeval Lesothosse ja tema, kas siis vaarema või keegi seal, sündis 1850 pluss miinus, on tänapäeva Afganistan. Ma ei ütle kindlasti seda, et tänane globaalne optimum oleks viia kogu maailm tagasi Prantsuse revolutsiooni aegadesse või siis Punase revolutsiooni aegadesse. Ma kindlasti seda ei ütle, kuid see võib juhtuda, kui realiseeruvad stsenaariumid, mille ekvivalent on kilomeetri pikkuse Bill Gatesi lahkumine klassist. Eesti muuseas on siin väga hea plohal, ma ei tea, kas siit saab seda pointerit ka. Mida on? Eesti, ma vaatasin, on küll õudselt pisikene, aga näed, siin on Estonia. Ja mis võiks olla ilusam, kui näha, et Leedu on sama rikas, aga elavad vähem. Ja Läti on siin. Me oleme väga ilusas kohas, meil tegelikult läheb väga hästi. Nii et ma, tulles tagasi selle graafiku juurde, on globaalsed tarneahelad, millel baseerub kogu globaalne maailm, mis tähendab, et on võimalus täiesti majandusteooria A ja O kasutades suruda alla toodete omahinnad niimoodi, et me elame paremini kui ei kunagi varem. Ja see kõik on aga mis siis saab, kui midagi juhtub? Aga mis siis saab, kui realiseerub mõni risk, milleks me valmis ei ole? Kui siin nüüd see viirusepuhang tuli, siis keskpangad mingil hetkel ütles, et me nüüd ka lahendame olukorda ja näed, hopsti oligi üks päev aktsiaturg pluss 4%, intressid natuke madalamad ja järgmine päev miinus 4%. Kokkuvõttes käivet oli palju, tulemus mitte midagi. Mis siis üldse saab? Emake loodus on üldiselt pakkunud meile päris palju testobjekte, katsepolügoone, millest esimene oli aastat 15 tagasi, kui purskas Islandi vulkaan, tsiteerin, Eyjafjallajökull. Ja Euroopas lennud, enam-vähem 2 nädalat ei lennanud kuskil midagi ja siis vaikselt hakkasid lennud pihta. Tekkis looduslik sekkumine, mis mingit pidi sisse kujunenud majandusprotsessidele andis tagasilöögi. Ma väidan, et osaliselt tänu inimtegevuse tagajärjele, sest kellegile ju ei meeldi see, kui nende tagaaias põleb ja siis kustutatakse väikseid tulekahjusid, põles pool Austraaliat lagedaks see aasta. Sellepärast, et looduses on aeg-ajalt tulekahjud, teatud liiki puud üldse paljunevad ainult siis, kui on tulekahjud, et seemned saaks käbidesest välja tulla. Ja inimese sekkumine, et natuke nügida seda optimumi paigast ära, lokaalne optimum minu tagaajas ei tohi põleda, tekitas suure jama see aasta. Ja tõenäoliselt tuleb neid jamasid veel suuremaid.
koroonaviirusest Andrus Ansip mingit pidi rääkis. Ma kuskilt leidsin mingi numbri, $1 trillion on olnud majanduslik efekt, aga ma arvan, et iga number on vale, mida siin öeldakse. Aga mõelge ise, et kui majandus sisuliselt külmub, nagu mis ta oli 98. aasta kevadel, ega see midagi head ei too. Nii et majandusseadused toimivad suurepäraselt, nad natuke ignoreerivad lihtsalt 2 kilomeetri pikkuseid Bill Gatese meie sees. Ja nüüd küsimus, aga mis Eesti peaks tegema? Aga mida me peaks tegema siin sellises olukorras? Proovides üle olla erinevatest üleskutsetest, kõige halvem, mis ma olen näinud, on see, et ärme ehita maanteid, sellepärast, et teised lääneriigid enam ei ehita. Mulle meenutab see sellist juttu, et kui meil on 20-aastased kirjaoskamatud inimesed, ärme neile lugemist õpeta, seepärast, et kuskil läänes mujal enam ei õpetata 20-aastaste lugemist. Loomulikult ei õpetata, sest nendel on lugemine 4-aastaselt juba selge. Ehk siis Eesti asi on ajada oma asja. Olgem ausad, meie majandus on niivõrd läbi põimunud, et meie suured makrootsused, intressimäärad, globaalne konjunktuur ja nii edasi ei sünni Maarjamaa piiride sees. Ka meie kliima, ükskõik kui palju me ka ei pingutaks, laias laastus ei sõltu meie enda otsustest. Nüüd, mis meie otsustest sõltub, on see, kui hästi meil siin läheb. Meil ei ole mõtet kehtestada tariife ja tolle, mis välistavad Hispaania plastmasstomatite müügi. Sellega me teeme lihtsalt oma inimesed vaesemaks, samal ajal kui kõik ülejäänud maailmas neid söövad. Ma arvan, et inimeste teadlikkus keskkonnast ja kliimast ja lõpuks plastmassi söömine on üldse kahjulik. Viib inimesed ostma koduaiast tehtud tomatit, kelle see võimalus vähegi olemas on. Mida me siis saame teha? Jääb mulje nagu mitte midagi. Saame küll. Esiteks on meie asi oma kodu korras hoida, veenduda, et meie inimeste tervised on okei, meie keskkond ei hävine ja taristu ja majandus oleks okei. Jah, väliselt võib tulla suuri šokke, mis võivad kogu selle asja keerata pea peale, kuid küsigem alati küsimust, mis juhtub siis, kui need šokke ei tule? Kas me siis oleme valmis selleks, et me lähme pensionile ja meil on mingid varad, või selleks, et meie inimesed saaks turvaliselt liigelda ühest linnast teise, mitte nagu 80-ndatel Poolas, kus põhimaanteedel sõitsid hobuveokid, kes on Tallinn-Pärnu maanteed sõitnud, leiab, et nüüd täna on aeg keeratud sinna, et seal sõidavad kombainid. Mida Eesti saab teha? Ma otsisin kangesti pilti, kus oleks Skype ja TransferWise ja Bolt ja positiivsed sellised näited, kus eestlased on tulnud ja muutnud maailma. Ma ei leidnud head pilti ja siis ma leidsin selle. Eesti inimeste initsiatiivil alguse saanud maailmakoristuspäev, mis on ühe päevaga 158 riiki. Ja küll, Yangooni tundub, et nad ei jõudnud vähemalt sellesse kohta, kus mina käisin, mitte. Aga päris palju prügi sai maailmast kokku korjatud. Me suudame oma inimestega, Taavi Madibergi pilt oli siin, Martti Villikoma ei olnud, aga te teate neid inimesi ise. Me suudame oma töösturitega, kes tõenäoliselt, ma arvan, meie puidusektor on maailmas üks hinnatumaid ja ilmselt kõige tehnoloogiliselt arenenum. Me suudame muuta maailma, teha tootmist paremaks, efektiivsemaks ja nii edasi, aga keegi ei lahenda seda võrrandit, et kuidas meil on Eestis elada. See on ikkagi meie enda kätes. Kokkuvõttes EAS-i pilt. Majandusteooriad minu hinnangul ei tuleks ümber kirjutada. Nad on täitsa okeid. Inimesed reageerivad stiimulitele ja vesi voolab torust alla. Aga me peaks sellest aru saama, mis riske me igapäevaselt võtame, niimoodi, et ka antud härra saaks iPadist oma lastega Skype'i teel suhelda. Tänan tähelepanu eest. Nii, aga meil on aega üheks küsimuseks. Nii, Sami. Aitäh, see on natuke pikk küsimus. Kuna on 2 ettekannet olnud ja esimesega ei saanud löögile, siis esiteks ma lähtun Roberti alguses ütles, et tohib rääkida ainult nendest asjadest, millest teab. Sellepärast ma kommenteerin esimest esitlust ja küsin
teise esitluse puhul, kuna ma ei tunne tegevusalaa. Aga see esimene on selline, et ma tulen ettevõttest, mis on tegelenud telekomiga 137 aastat. Ma olen ise natuke selline algaja veel, ma olen ise ainult 25 aastat tegelenud. Ma olen kõik need G-d esimesest 5 ise üles ehitanud. Ja see teema on olnud päris palju siin eeteris ja ma ütleks, et teeme nii, ka sealhulgas see tänane ettekanne esimene, et need räägivad, kes teavad. See, mis 5G'st räägiti, no kolmandik oli peaaegu, et tõsi. Edge computing ei hakka teie andmetega tegelema, soridus ei. Ehk siis, ja miks see juhtub, see asi on see, et meie armas riik on sattunud malenupuks 2 maailma suurima riigi vahelises majandussõjas. Ja meil on radikaliseerunud riigiasutusi, kes viljelevad oletusi, arvamusi ja nägemusi. Mina maksumaksjana ütlen, et mida ei huvita oletused, arvamused ega nägemused, kuna inimesed, kes need viljelevad, ei tea, millest nad räägivad. Ma tahan maksumaksjana fakte ja kui neid ei ole, siis palun vaid. See oli see kommentaar. Küsimus Robertile on see, nüüd kui sa oled sektorit vahetanud, et ma olen Eestis olnud 22 aastat ja siin on ägedaid tegevusalasid ja ma ei tea ühtegi teist kui meie pensionifondid, mis on Euroopa õnnetuimad, kallimad ja kehvema tootlusega. Kõik muud tegevusala öitsevad. Me oleme ka üks Euroopa parimaid oma kasumlikkusega, sõltumata sellest, meil on madalimad hinnad ja parimad võrgud. Meie ebitad on tippus. Miks Eestis ei suudeta neid fondisid nagu majandada normaalselt? Me oleme Euroopa kehvemad. Aitäh! Nüüd õnneks ma saan sulle vastata täpselt või kahjuks, et kuna on eriala vahetanud, siis ei peaks nagu väga kommenteerima, aga mida võrreldakse on ilmselt umbes 10 aasta tootlus. Meil olid kuni 2016. aasta suveni investeerimispiirangud, mis ei lubanud sisuliselt kodumaale investeerida, ei lubanud osaleda private equity's, ei lubanud osaleda venture capitalis. Need piirangud said siis muudetud. Miks tasud on sellised, ma arvan, et see on funktsioon konjunktuurist ja kokkuvõttes on viimase 3-4 aasta jooksul ju muudetud ka seadusi nii palju, et on tekkinud konkurents, on läinud tasud alla, on tulnud uued indeksifondid, mida varem ei ole olnud ja on investeeritud ka kodumaisse majandusse. Et ma arvan, et see on komplekt asju, et see ei ole õbekuuli vastata, miks on niimoodi olnud, aga ma arvan, et ka Fondihalduste Liidu poole pealt, ma tsiteerin Erki Rasukast, kes sel teemal mõned nädalad tagasi intervjuu andis, et tõenäoliselt oldi liiga passiivsed ja ei olnud seda konkurentsi nii palju, et sunniks innovatsiooni tegema või mingil määral ärimudeleid muuta, nagu telkodes on olnud kogu aeg. Ma arvan, et see on vastus. Võib juhtuda, et Andrus tahab ka kommenteerida. Aitäh, et liigume praegu edasi, et aitäh, Robert, jah.